selle minu ettekande pealkiri ei ole ju minu poolt välja mõeldud, vaid see on midagi, mis meid kõiki ühendab ja vahest sissejuhatuseks ma toon näite NASA-st, et USA kosmoseagentuur omab sellist definitsiooni, mis puudutab elu, et mis asi on elu, ja siis tekib küsimus, et miks on sellises inseneride põhises organisatsioonis vaja elust rääkida, ja vastus on selles, et kui nad pillikult öeldes lendavad kosmoses ringi, siis nad peaksid ju ära tundma, millal nad kohtuvad eluga. Ja see on ääretult oluline piir, kuna sellest edasi algab tohutu suur vastutus. Ja seega nende mustrite nägemise puhul me hakkame nägema, et kuskil me õpime midagi ja saame midagi teada ja lepime milleski kokku ja hakkame piire tõmbama. Ja need piirid on siis, et midagi, mis on tuttavat ja midagi, mis on võõrast ja sellest algab peale hästi suur vastutus. Nüüd, mis siis on sellise mustrite maailmas jagatud intellekti omaduseks on see, et me jagame teadmisi. Ja juhul, kui meil teadmisi ei oleks ehk jagatud tarkus, siis me ju ei suudaks omavahel kommunikeerida. Ja teiseks on loomulikult aeg. Ja aeg on midagi, mille suhtes me ei saa mitte midagi muud teha, kui omi valikuid teostada. Sest aeg on meist sõltumatu. Ja nüüd, kui küsida, mida tähendab siis sõna intellekt, siis intellekt tähendab pädevate otsuste tegemist või suutlikkust otstarbekalt reageerida muutuvates tingimustes. Et kui me räägime näiteks automaatselt avanevatest ustest, siis need ei ole intelligentsed. Nad on intelligentsed juhul, kui mõnikord need uksed ütlevad, et oot, kus sa lähed? Pärast lõunat hakkab vihma sadama. Või need uksed ütlevad, et homme arvesta, et sa kohe välja ei pääse, et ma kogun umbes 5 inimest, kuna elektrihind on tõusnud, siis ma lasen teid ühe korraga välja. See tähendab mitte automaatikat, vaid see tähendab just neid muutuvaid tingimusi. Ja kes teab, kust filmist see miimiks kujunenud stseen pärit on, siis see on siuke hetk, kus hästi uhke peadirektor enesega rahulolev kannab ette nõukogule, kuivõrd edukalt nad on raskused ületanud ja ees ootab helge aeg. Tegemist on siis Hämblikmehe filmi stseeniga. Ja siis ootamatult teatab nõukogu esimesek omanik, et sul on 30 päeva aega lahkumiseks, et me oleme otsustanud selle firma maha müüa. Et tegemist on siis ootamatusega ja kuidas siis reageerida, seda Hämblikmehe filmi ei tegiks juhul, kui seda reaktsiooni ei järgneks. Kulder saadis just selle organisatsiooni ja eesmärgi sissejuhatamiseks e-maili ja see on siis, tsiteerin siin, et inimene soovib normaalsust, nautida mõnusid, tõsta oma elutaset ja mis peamine pürgida edasi. Et need on mingid taolised sõnad, millest me kõik saame aru ja tahaksime selles mustris püsida. Ja kui küsida, mida tähendab normaalne, siis normaalne tähendab midagi, mida sa kõige sagedamini näed, et midagi, mis on määratletud enamuse poolt või enamuse aja poolt. Ja seda me ju näiliselt nagu tahame, aga juhul, kui me normist välja ei läheks, siis midagi uut ei tekiks. Nautida mõnusid, see tuleb, kõigil on aru saada, et me tahame vähem energiat kulutada ja saada sellest rohkem. Aga mõnude olukorras tekib selline paratamatu inimkäitumise probleem, et me tahame säilitada midagi, mis ei ole enam põhjendatud. Ja tõsta oma elutaset ja elu kvaliteeti. Mida see tähendab? Et arvatavasti me tahame kuidagi muutuda paremaks, aga selle paremaks defineerimine on meil probleemiks. Et me näeme erineva tasemega riikides, inimesed on suhteliselt rahul oma eluga. Ja küsimus on siis, mida tähendab parandamine. Ja edasi pürgimine on ka abstraktsioon. Et me üritan nüüd nendest sõnadest koostada sellise mõtteavalduse. Ja me teame, et me arvame, et kõik need kõige olulisemad asjad püsivad samasugustena, mistõttu me tahame kogu aeg seda tulevikku ennustada ja siit vahest ka see lootus, et läbi nende mustrite me näeme
tulevikku ja meil tekib siis arusaam, milline see tulevik on. Et ma ei hakka minema sellesse temaatikasse, mis on tegelikult teadusfilosoofias hästi tõsine vaidlusteema. Et see, kui meie näeme mustreid ja loome seaduspärasusi, siis tegelikult on see inimlik pürgimus ainult seletada midagi. Ehk me tegelikult ei ole maailmast aru saanud, vaid me näeme ühte osa maailmast, mis töötab seni, kuni tekib midagi, millest me aru ei saanud. Et tegelikult meie soov maailmast aru saada on suurem kui suutlikkus seda mõista. Ja siit tekib just see vastuolu, et kui me tahame säilitada normaalsust ja samal ajal elutaset parandada ja edasi pürgida, et mismoodi me siis neid piire ületame, kui me tahaksime säilitada midagi, mis on hea ja uskuda tuleviku ennustusi. Nüüd rääkides paar sõna mõnest probleemist, et kui sa vaatad enda kõrvale inimest, sa ei pea tingimata vaatama, aga sa võid vaadata ja proovi ette kujutada, mida ta järgmiseks teeb. Ta võib naerata, ta võib sind vaadata, võib ette vaadata, pead sügada, sisse hingata, välja hingata, mis iganes, hästi palju võimalusi. Vaata enda ees olevat tooli ja püüa arvata, mis järgmiseks juhtub. Mitte midagi ei juhtu. Et milles siis erinevus on? Erinevus on sellised nähtused, mida võib kokku võtta sõnaga entroopia. Eks on korrapäratus, see on see ettearvamatus, on palju informatsioon, erinevaid võimalusi, nii edasi. Ehk kõrge entroopia puhul meil on hästi raske seletada, mis järgmiseks juhtub. Ja inimene on kõrge entroopiaga. Ja see tool või laud on madala entroopiaga, sellega ei juhtu midagi. Ja nii kui meie inimestena üritame siis oma heaolu parandada, siis me muudame maailma ja meil on väga raske ette ennustada, milliseks see maailm muutub. Ja see lootus luua selliseid mustreid, et mustrit on ajalt ennustada tulevikku, on suhteliselt sügavalt enesepetlik või optimistlik. Aga me peaksime siiski nägema ja sealt tuleb siis ka selle ämblikmehe probleem, et kus siis ootamatus tuli, miks nii, ma olen kõik hästi teinud, ma olen säilitanud selle ettevõtte heaolu ja nii edasi. Et vaataks siis, kuidas aju üritab aru saada ja me üleüldse käitume ühes koos selleks, et tulevikku mõista ja tõesti aju puhul on hästi oluline, et aju ju pole kuskil väljas käinud, ta on kogu elu elab selles niiskes pimendas ruumis ja ainuke, mille pärast me seda toidame, on see, et see aju teeb meile ettepanekuid. Ja kui need ettepanekud on valed, siis aju saab koos meiega surma, järelikult tegemist on ennustamismasinaga. Ja ta peab kogu aeg ennast korrigeerima. Nüüd on küsimus, mida me sellele ajule toidame ja milliste veenmismeetoditega me seda aju kontrolli all üritame hoida. Ja probleem on selles, et inimlikult me tahame, et meil oleks õigus, aga inimene, kes tahab, et tal oleks õigus, ei õpi eriti midagi. Ehk enesekindlad inimesed eriti ei taha ennast muuta. Ent kui keegi on juba tähele pannud, aga võib-olla nüüd edaspidi paned tähele, et maailmas räägitakse üha rohkem koosolekute probleemist. Et kui 8 inimest istuvad tund aega koosolekul, siis on kaduma ainult üks tööpäev. Järelikult sellest koosolekust peaks tekkima midagi enamat, kui sellest tööpäevast ühest inimesest saadav tulemus. Aga tüüpiliseks probleemiks on see, et koosolekult lahkutakse tulemusega, mis on etteaimatav ja kõige väiksema riskiga. Ehk kõige vähem üritatakse sellest mugavustsoonist välja tulla, kuna erinevaid arvamusi päris palju ja siis me otsustame lõpuks, aga teeme kõige turvalisemalt, ehk oleme normaalsed edasi. Aga niimoodi jäädakse arengule jalgu. Ja seega sa peaksid küsima, et kas sa tahad rohkem, et sul oleks õigus või oled sa valmis õppima. Ja osa mustritest me õpime enesekindlust. Aga on mingisugused mustrid, hoovused, suured teemad, mida peaksime silmas pidama selleks, et mõista, kuhu see üldine suundumus on juhitud. Et meil on 2 sellist erinevat mõistet, mida me tihti kasutame. Mõned asjad on tõenäolised ja mõned asjad on võimalikud. See tähendab, et võimalik või mitte võimalik. Ja kui miski asi on võimalik, siis see saab olla madalama või kõrgema tõenäosusega. Aga tänu meie kultuuris levinud, ma ei tea, filmidele ja fantaasiatele, mis tundub terve hulk asju, et need on ka võimalikud. Ei ole. Et meil ei tasu kindlasti ennast lohutada selle multifilmiliku või muinasjutuliku
ideega, et lõpuks keegi valges kitlis onkel või tädi tuleb pastakas taskus ja ütleb, et nüüd ma mõtlesin välja midagi täiesti uut. Et teatud seaduspärasused on täiesti ületamatud. Ja vaataks järgnevalt siis 3 peamist trendi, mis siis meid kujundavad ja paar sõna on siis veel sellest normaalsusest, et normaalsus on siis midagi, mida me kohtame kõige rohkem ja normaalsuse suhtes me eriti midagi tähele ei pane, kuna kõik on samamoodi. Kuhu kaovad kõige sagedamini prillid, kaovad otsa ette, sest et see on normaalselt, me kanname kogu aeg kaasas. Aga kui sa näed tänaval prille, siis sa märkad neid, sest need on kuidagi väga imelikus kohas. Ehk ebanormaalsus ei tähenda alati halba, kuigi sõnakasutuses me oleme niimoodi kippunud hakkama seda kasutama, aga ebanormaalsus on midagi, mis asub sellest normist väljapoole, ehk mida me tähele paneme. Ja tavaliselt me paneme tähele halbu asju, ja kuna me tahame säilitada seda elu kvaliteeti, siis me ignoreerime neid halbu asju. Aga need on tihtipeale kõige informatiivsemad, sest kõigil on oma plaan ja Mike Tysonil on oma tähelepanek. Igal ühel on plaan, kuni ta saab vastu hambaid. Millised siis mustreid peaks tulevikus vaatama? Et kindlasti mitte neid väikseid mustreid, et iga päev on olnud ja kui sinult eeldatakse erialase töö tegemist, siis sinult eeldatakse sisuliselt ajaloo kordamist. Aga tulevik on teistsugune. Paul Valéry, prantslane, ta on vist 21 korda olnud kirjanduse Nobeli preemia kandidaatide nimekirjas, ei ole kordagi seda saanud, nüüd suri ära, et temalt on tähelepanek, et tulevik pole ka enam see, mis vanasti. See tähendab, et me näeme praegu juba neid ootamatuseid, energiakriisi, Ukraina sõda, mida ei pidanud tulema, finantskriis, mis veel paljudel on, tekitab valu eriti panganduses ja finantssektoris. Et nendest mustritest me peame praegu kõige rohkem märkama, kuna nendest sisaldub kõige rohkem informatsiooni tuleviku suhtes, mitte need mustrid, mis meid on tänasesse päeva toonud. Ja 3 tegurit. Esiteks on siis energia säästmine. Et kui sa vaatad, et kuhu suunas me läheme, kas meil meeldib või ei meeldi, siis selleks suunaks on kogu aeg, me üritame energiat kokku hoida. See, et praegu energia hind tõuseb, on lihtsalt sümptomaatika, et see vaadake, kui tundlik me energia hinna suhtes oleme. Ja vaadake, kui palju muutusid me praegu teeme seoses sellega, et me teadsime küll, aga ja meil on igast kavasid ja ideesid. Aga me tahame olla mugavad, kuna meie ajalugu ütleb, et me saame kuidagi hakkama. Ja nüüd, kui see ingliskeelne või uus eestikeelne ütlus shit happens, et kui see juhtub, kui mis käsi lendab propellerisse, siis me hakkame ootamatult rabelema ja ringi jooksma. Ja nüüd üks hetk, kus me energiat väga kokku ei hoia, on paljunemine, et me oleme kõik käinud kohtingul ja olnud armunud ja loodetavasti olete praegugi. Ja vaadake, kui jutumärkides siis rumalalt me käitume, et siis tundub kõik nagu lill ja energia ega raha ei loe mitte midagi. Aga ühel hetkel ikkagi päeva lõpuks maandutakse sellisesse reaalsusesse. Ehk energia säästmine on üks siis suur trend, see ei ole ökoloogia, ega see ei ole mingisugune kasinus, vaid see on lihtsalt üks suur trend, mille nimel me kogu aeg paratamatult valikuid teeme. Ja isegi kui me ei taha neid valikuid teha. Teiseks on, füüsikas on teada principle of least action, et kõik asjad kukuvad sirgjoones alla või vähema suurema vabaenergia vähenemise suunas, et mingisugune suur füüsikaline põhimõte. Ja kui me ütleme selle pildi kohta, et te võite internetist leida sadu taoliseid pilte, kus aiakujundaja teeb ilusat tee ja need pagana jopski neid inimesed lõikavad otse. Kui sa need inimeste käest küsid, kas see on õige, nad ütlevad vale, et mina küll nii ei käi, aga päeva lõpuks käiakse ka seda rada. See on see principle of least action ehk seda tegevust, seda liikumist tuleb vähendada. Ja selleks lihtsaks näiteks, mis siis juhtus televiisoriga, et televiisorit tuli alguses nuppe kruttida ja suhteliselt täpselt seal kanali valida. Siis tekkis kaugjuhtimispult ja lõpuks on kaugjuhtimispult sinust poole meetri kaugusel ja sa palud teist inimest, et anna mulle kaugjuhtimispult, kuna me isegi seda liigutust ei taha teha. Ja näete, siin ei ole midagi tegemist moraaliga. See on tegemist millegiga, mis on meist suurem, nagu Adams kunagi ütles, et on nähtamatu käsi, aga see on teistsugune nähtamatu käsi, see ei ole mitte seda majandust kujundav nähtamatu käsi, vaid see on nähtamatu käsi, mis suunab meid teatud suunas liikuma, kas me tahame seda või mitte ja kas me eksitame nende lähedal olevate mustritega. Et see liikumise hulga vähenemine on selgelt ja kolmandaks on
space filling ehk ruumi täitumine. Et me näeme kindlasti ühte kompleksset süsteemi iga päev, selleks oleme ise. Kui sa vaatad inimese keha, siis sa võid suvalises kohas teha nõelaga torke, sealt tuleb alati verd välja, see tähendab, et veri on siis tänavavõrgustik, mis vahendab seda materjali, energiat ja laguprodukte, informatsiooni samamoodi. Ja see tänavate võrgustik täidab meid kolmedimensionaalselt. Ja nüüd, kui sina vaatad seal vasakul pool seda Manhattani poolsaart New Yorgis 1930, sealt taga üleval näete mõnda pilvelõhkujat, mis hakkasid toona kerkima. Aga kust tuleb see vajadus täita see kahedimensionaalne pindala kolmedimensionaalselt, ja kui sa vaatad Elon Muski või kellegi teise arendustegevus, siis dimensionaalsus suurendatakse, droonid tekivad juurde, täidavad õhku ja minnakse ka maa alla. Ehk see space filling on siis see, mis üritab optimeerida energiakasutust ja seda actionit vähendada. Ja see on see, mille pärast ÜRO ennustab, et sajandi keskeks on 75% inimkonnast linnastunud. Eestis on see juba 70%. Et kas me tahame või mitte, et linnas inimesed ütlevad, maal on nii tore, aga mine maale ja sa õige pea linnast tagasi. Et isegi need, kes paar aastat vastu peavad, tulevad linna tagasi. Ja need on need kolm peamist tegurit ehk energia tõhusam kasutamine, actioni või tegevuse minimeerimine ja ruumi täitmine. Ja selles mustris me hakkame nägema, et selles mustris, et kui me kõik kokku tuleme, siis selles mahus on see action või tegevuste kasulikkus kasvab, aga ainevajaduslik pindala peab järgi andma, ehk kui hästi me suudame siis ainet, informatsiooni ja energiat vahendada väljapoole jääva maailmaga. Sest juhul, kui sa mingit mahtu suurendad, siis see maht kasvab kuubis, aga pindala kasvab ruudus. Järelikult sa pead selle pindala tõhustamiseks mõtlema midagi välja. Ja kust tuleb siis see mobiilne internet, miks me traadi küljes ei saa olla, aga sellepärast, et me peame seda selles ruumis palju sagedamini infot vahetama ja energiat peame kätte saama. Ja see aastaid tagasi oli esimene tähelepanek, kui sa tuled uude kohta, ütleme Google lähed teise kontoriruumis, sa vaatad kõigepealt, kus need pistikud asuvad. Ehk me vajame ainevahetust personaalselt. See on siis infovahetus ja energiavahetus peamiselt. Aga mõelge ka WC-dele ja toitlustuspunktidele ühes kõrghoones. Ja need on need kolm asja, mille põhjal siis see optimeerimisülesanne käib, see on energia, materjal ja informatsioon. Ja need kõik suunavad tegema nüüd juba 5G-st 6G-d ja arvatavasti kuskil juba joonistatakse 7G-d välja, et miks siis. Aga see tähendab, et sellest ühest väiksest august peab palju rohkem informatsiooni läbi pääsema. Me näeme, kuidas energiavarustus sellisest tsentraliseeritud süsteemist hakkab muutuma hajutatuks, kuna ta on suurema ainevahetusliku pinnaga, et ta on resistentsem muutustele, sest et kui tsentraalset toruga midagi juhtub, siis on halvasti. Ja kui me seda keerukust, ma lähen korra tagasi siia, kui me seda keerukust ei lahenda ja komistame juhtmete otsa, siis on väga paljud inimesed on lahti ühendatud maailmast. Järelikult meie ülesanne on kogu aeg optimeerida ja optimeerimise üheks ilminguks on siis disain ja see sõna disain võib olla otseselt sedamoodi disain, aga ta võib olla ka teenuse disain, toote disain ja nii edasi. Ehk me vähendame komplekssust ja sellest tekivat ette aimamatust ja suurendame ja stimuleerime arengut seega. Ja kuna see areng tekitab uue kompleksu, siis me kogu aeg käime seda tsüklit, seda pumpa. Ja juhul, kui me seda ei tee, siis tekib complexity break, ehk lähen uuesti korraks selle peale tagasi. Et see kompleksus lõpuks pidurdab ära, kui palju selles kontoris saab tööd teha, kui kõik on ühe juhtme otsas. Ehk me näeme praegu ka infovahetus, energia kättesaadavus, tervishoiuteenuste kättesaadavus, WC ja kanalisatsioon piiravad ära, kui palju inimesi kuhugile saab mahutada. Ja juhul, kui me need ülesanded ei lahenda, siis meil tekib see complexity break. Ja nüüd, kui vaadata siis seda kaubandust, et me tahame asju saada, meil on vaja siis saada energiat asjade seest ehk toidu näol, meil on vaja siis materjali saada oma elukeskkonnaks, meil on vaja informatsiooni saada ja traditsiooniline mudel on olnud see, kus siis tootja on tarbijast lahti ühendatud ja tal on loodud väärtusahelas üks spetsialist, kes siis kaupleb, hangib tootjatelt ja vahendab seda kaupa, reklaamib ja teeb edasi.
ja siia vahepeale tekkis nüüd siis kuller, mis natuke nagu moderniseeris seda, aga ma võime öelda, et ega see kuller ei tekkinud kuskilt kellegi geniaalsest ideest, vaid see tekib sellest paratamatust vajadusest, et miks peavad kõik inimesed poes käima, kui üks inimene võiks mitme inimese eest ise poes käia. Ehk me näeme seda actionit, vähendatakse, anna mulle kaugjuhtimispult, on see kuller. Ja mis siis nüüd on tekkimas, et juhul, kui meil on esimene kulleri edu, siis on see pood, võetakse sellest lingist välja või väärtusahelast välja ja USA on hea laboratoorium, mis on 325 miljonit inimest, suhteliselt stabiilse majandusmudeliga olnud ja seal lihtsalt surevad suured kaubanduskeskused välja. Ja just sellepärast, et inimene tahab vähem liikuda ja juhul, kui seda tehnoloogiat arendada, siis me näeme, et ta lõpuks ei pea isegi kullerit enam kasutama, et kui sa tahad seda tulevikku ette näha, et jällegi, et me ei tasu öelda, et see 3D printing on absoluutne tõde, aga me näeme seda sümptomaatikat. Et see tundub ju naeruväärne, aga kõik, mis on praegu naeruväärne, on tulevik. Ja see on siis olevik, et me näeme juba linnades, suurtes linnades, just seetõttu on suured linnad head laboratooriumid, et me näeme seal ennem, siis me ütleme, kui nõmedad nad asjadega hakkama, et ei, meil juhtuvad need samad asjad natukene hiljem. Et juhul, kui linn muutub mugavamaks vanematele inimestele, kes peavad tööl käima, iga 5 eine süüaks USA-s autos, päris suur hulk einest ei sööda enam ühistoitlustusasutuses ettevõttes, vaid süüaks oma klaviatuuri taga, kuna sealt ei saa töölt ära minna, kuna sa pead kogu aeg infot vahetama. Ehk sina oled endiselt selles lingis ja kuna inimene tahab süüa ja haigeks ja tahab nädalavahetusel koju minna, siis inimene vahetatakse välja tehisintellekti vastu ja nii edasi. Aga me näeme, et see tendents on üleüldine. Ehk need pakkide vedu hakkab kasvama. Ja meie senine ainevahetuslik pindala on olnud postkast, et see on peamine, kust on tulnud natukene asju, võib-olla on tulnud ka kutse postkontorisse, aga see on siis see, kus suures hoones see ainevahetuslik pindala on olnud seal foyer täitnud ja kogu vajadus seni olnud, et inimesed on seda energiat kulutanud ja käinud ise poodides. Ja nüüd me näeme siis see tendents on hakanud selgelt vähenema ja suurtesse majadesse hakkavad tekkima pakihoidlad, pakikeskused, mõni pensionär võtab osa pakimajandusest enda peale, sest praegu läheb päris palju pakke kaduma ja enamus sellest pakist on kiireloomuline, see on toit ja ka ravimid. Ehk et see ei saa väga kaua oodata ja siis me näeme, mille nimel pingutavad kõik need kaupmehed on see, et võimalikult kiiresti rahuldada selle kliendi vajadus. Mitte see, et nädala aja pärast me saadame sulle postkontorisse kutse, siis sa lähed postkontorisse, siis sa saad selle kauba kätte. Ja see omakorda tähendab, et see ainevahetuslik pindal, mis oli linna ümber, oli täiesti okei. Aga nüüd me hakkame nägema midagi, mille suhtes ei oldud harjutud. Ja mis on hästi huvitav sümptomaatika, et kui te tänasel päeval ja ka hetkel panete Google'i otsingusse või interneti otsingusse märksõna dark kitchen ehk hämar või pime köök, siis te leiate selliseid pilte. Lihtsalt disainitud must ja hämar köök. Ja arvatavasti paljud teist isegi ei tea, mida tähendab hämar köök selles uues parlantsis. See tähendab seda, et selles köögis väga palju tulesid ei ole. Dark shop on samasugune, seal ei ole väga palju tulesid, et kõiki kliente rahuldada, vaid seal on üks selline suur endine kaubanduskeskus, kus hoitakse elektrit kokku, kaup on seal väljas. Seda kaupa käiakse klientidele riiulite vahel komplekteerimas. Ja dark kitchenid on samamoodi siis nähtus, kus see restoran, selle asemel et hoida seda väga kallist ruutmeetrit, kus mõni võib-olla klient tuleb, võib-olla ta ei tule, aga köök vajab kogu aeg ju valmisolekut, köögikulud on hästi suured. Selle asemel tehakse selline ilma reklaamideta restorani köök. Ja kui kaugel ta kodukeskkonnas saab olla, ta peab võimalikult lähedal olema. Sellepärast, et see autotee, see laast viimane miil, et seda mitte kulutada. Ja siis hakkavad tekkima elamurejoonide keskele pimedad kauplused ja pimedad köögid. Kõik sellepärast, et nad täidavad seda ruumi tihedamalt, et me peaksime vähem liikuma, energiat kokku hoidma ja seda ruumi täitma. Ja need on need mustrid, mis kujundavad tulevikustrateegiaid ja teie olete see pindala. Ehk iga indiviid eraldi, mitte et sa tulete koosolekult ja ütlete, et täna on, sööme küpsised ära ja siis lähme laiali ja teeme otsuse nii nagu ikka, et me oleme ju targad. Et vastupidi, et juhul, kui sa ei julge mõtelda teistmoodi, ehk milline see tulevik võib olla, siis sa lihtsalt kordad ajalugu ja tagajärg on kurb.
ehk kõik linnad ei jää ellu ja ettevõtted ei jää ellu. Ehk ettevõtted, kes ei suuda parandada energiakasutuse tõhusust, vähendada tegevusi ehk liikumisi vähendada ja ruumi hõlvata, need on suunatud väljasuremisele. Ja see näide tuleb Standard & Poor's, USA 500 suuremat börsiettevõtet 47. aastal loodud indeks, 97. aastal 50 aasta juubelile ilmus 500 kõige suuremast ettevõttest 84. Et enamus suurtest surid välja, kuna nad olid liiga enesekindlad. Need on need mustrid, mida tasub jälgida, igal ühel lasub üha suurem vastutus. Mitte oodata, et keegi räägib teie eest või et koosolek pakub lahendusi. Aitäh! Paljudel teist on nüüd tulnud meelde need ülikooli ajad, kui juba hommikul kell 9 pidi hakkama nagu seda aju liigutama, et muidu tööle minnes siis on nagu tuttav muster, siis sa ei pea tegelikult algusest nagu väga palju pingutama, et siin on nagu uus käsi. Kui vastab tõele see hüpotees või mudel, mis sa praegu esitasid, et et inimeste ideaalne selline optimeerimise sihtmärk on see, et ma põhimõtteliselt ei pea diivanilt püsti ka tõusma enam. Siis kuidas sa seletaksid seda, et kui ütleme sellel COVID-i perioodil me tegelikult kasutasime väga palju e-kaubandust. See oli ka ainukene kaubandus sisuliselt, mida me saime kasutada. Aga kui need piirangud maha võeti, siis inimesed ikkagi e-kaubandus tõmbas tagasi ja inimesed ikkagi otsustasid minna uuesti kaubanduskeskustesse ja ka siin samas ja kõik need kaubanduskeskused, mis siin Tallinnas on, et parklad ikkagi kipuvad olema üsna täis ja nii edasi, et mis siis ometi seda võiks seletada? See on paar seletust, ega ma ei ole lõpliku tõe esindaja, vaid lihtsalt arvamuse avaldaja, et üks on see, mis just äsja tuli, Amazon teatas ju, et müügiootuste langusest just sel kõige kuumamal perioodil, meil peal aktsiahind kukkus allapoole, et kuidas Amazon, ega need väga rumalad ei ole, et seal on ikka päris palju tuleviku suhtes mõtlejaid. Ja sellest üheks seletuseks on see, et ega inimene ei ole selline nagu kandiline tükk, et keerad lihtsalt teise külje peale, vaid ta on nagu pigem niisugune kummipall. Et me väga paljud teadsime, et tegelikult see e-kaubandus on täitsa okei ja siis võeti seda väga pika hambaga ja siis, et kullerid ja see, et seda ma ei hakka kasutamagi siis, aga et ma saan aru, et see nagu toimib ja siis see olukord sundis, aga nagu ära lõpeb, siis jällegi osalejad põmaki lähevad sellesse vanasse mudelisse tagasi ja niimoodi arvatavasti, et me näeme kõiki neid komplekssüsteemid, et see on selline lainetus, kuni saavutatakse see uus selline komplekssus, Nashi tasakaalupunkt, mis tekib ja see sõltub tegelikult väga paljust välistest teguritest, et me ausalt öeldes ei tea, kuidas Ukraina sõda võib seda kaubandust mõjutada, kui mingid asjad hakkavad väga oluliselt hinda muutma ja kättesaadavust kujundama, ja praegu on näha siis ka IT-sektoris, et COVID-i tõttu just äsja Apple'i tehasest Hiinast jooksid inimesed koju ära, sellest et muidu nad pannakse pildikult üles vangi, sellist COVID-i vangi ja järelikult Apple'i tootlikkus langeb ja järelikult ei tasu kusagi jõulude ajal enda pakist uut telefoni oodata, see pole lihtsalt saadaval. Et need on need ootamatused, mis tekivad ja just selles mõttes see inimene on kõrge entroopiaga, et me peame selles hetkes väga tähelepanelikud olema, et mismoodi ta parasti põrkab, aga selles suures pildis võib tõesti näha, et inimene on reaktiivne, et see seletab vast seda kõige rohkem. Sa oled ilmselt omajagu mõelnud nagu kogu selle inimeste ja teaduse ja ühiskonna kõige selle peale, et kuidas neid mingisse struktuuri asetada, et kuna sul on tiitliks ka vaatud siin teadlane, siis ma kasutaks seda võimalust ja küsiks sinu arvamust, et kas see usk teadusesse ühiskonnas tänasel hetkel on ikkagi nagu alles. Vahepeal tekkis joku kujutus, et see on natuke ära kadunud üldse ja me lähme maagilisse maailma. Jah, sellele ma viitasin ka, et tänu sellisele kultuuris paari põlvkonna jooksul tekkinud visuaalsele, seda infot me tõlgendame kõige lihtsamalt, et see visuaalsele maailma kujutamisele filmide kaudu, et me oleme harjunud juba üks põlvkonna vähemalt üles kasvanud, kus ütleb, et igast asjad on võimalikud ja teist küljest ma tõesti rõhutan seda, et me kõik oleme teadlased, et ärge öelge, et see onkel seal tädi kuskil on teadlane, vaid et kui me tahame, tegelikult vajame uusi teadmisi, sellepärast et olla oma valikutest kindlamad, siis me peame tegelikult suurema osa sellest vastutusest endale võtma. Teadlased lihtsalt räägivad millist meetodeid, kui palju nad eksinud, on teadlased hästi palju eksinud ja seda kommunikatsiooni on vaja. Ja nüüd, kui teadlased räägivad, on hästi palju eksinud, inimesed on üha suuremates probleemide pundris, siis nad ütlevad, teadlased on lollid, et ma ise tean siin, et siin kuskil vasktoru ja kumminööri või kummitoru ja vaskkraaniga sai vähki ravida.
et sellised ideed tekivad ja maailm on lame, et see on paratamatu, aga meie õnneks siin ruumis oleme targemad, et see just eeldab seda infovahetust ja kommunikatsiooni, mitte nõustumist samamoodi. Aga me peame arvestama, et mingid asjad ei ole võimalikud, et see on hoopis teine asi, kui mingi asi on tõenäoline. Ja meil ei tasu luua seda illusiooni, et tulevikus keegi keerab võimatud asjad võimalikuks. Aitäh, Kristjan Port! Aitäh!